Grand Ole Marina see aasta on olnud hullumeelne, et see aasta on alanud suurte ehitustega, et alates maikuust ja need ehitused on kestnud tegelikult kuni juuli lõpuni ja eelkõige siis oligi meil 4 ehitust korraga käsil. Üks siis, mis on promenaadi pikendus, paigaldasime silla Grand Ole Marina ja Rannarootsi muuseumi vahele. Siis meil on valminud Veskiviigi poole peal nii-öelda siis rannaklubi koos liivaranna ja basseiniga. Kolmas asi, mis on siis tegelikult kõige suurem, on Haapsalu Grand Ole Marinas valmis siis purjekate ja kaatritele talvehoiuhall. Ja 4. projekt on siis need ujumajad, kus ühes me praegu viibime. Ja siin on siis 4 ujummaja. Pinda on siin, siseruum on siin kokku 30 ruutmeetrit, koos suure ja väikse terrassiga on kokku umbes 66 ruutu. Ja see on toreda maja on ehitanud siis Saaremaal asuv firma Woodsons. Ja siin majas on siis kõik toredad võimalused nädalavahetuse või nädala sees, siis vahet ei ole aja veetmiseks. On pesemisvõimalused ja on siin kohviautomaadid, külmkapp ja üldse selline täiesti ainulaadne võimalus, ma arvan. No järgmise suve selline eesmärk on kogu selle krempli, mis me see aasta valmis ehitasime, korralik nagu käivitamine. Ehk siis need majad on meil saanud valmis, hallid on saanud valmis, aga me ei ole teinud teadlikult veel suuremat reklaami. Siis üks suurim väljakutse järgmine aasta kindlasti on Muhu väina regati start, mis on siis 12–14 juuli, toimub Haapsalust. Purjetajad kõik on merel ja teavad, mis seal toimub, aga see meeskond või pealtvaatajad, kes neid siin sadamas ootavad, nendel nagu seda infot ei ole. Ja siis meil on üks mõte see aasta siis otseülekanne droonidelt siis siia sadama alale paigaldatud ekraanile, et saaksid kõik seda regati jälgida. Aga meie omanikul on veel hästi palju toredaid ideid, kõigest ma täna rääkida ei saa. Aga midagi väga ägedat ja kihvti on Haapsalu Grand Ole Marina sadamasse veel tulemas.